Hei! Tahan sulle täna rääkida muutustest ja sealjuures avatud meelest. Mul jooksis mõnda aega tagasi reklaam rahulolu pakkuva karjääri juures ja seal kirjutas üks naisterahvas, et ma tean väga hästi, mis mulle meeldib, aga ma ei saa seda tööd teha, sellepärast et koht, kus ma elan, pakutakse selle eest väga vähe palka ja transport tööle ja tagasi maksab rohkem, kui asi seda väärt on. Ja siis ma vastasin talle, et võib-olla on viis erinev sellest, mida meie oleme harjunud mõtlema. Ja siin tulebki avatud meel ja muutused. Kui me tahame oma elus muutusi, kui me tahame midagi saada, siis me peame midagi tegema ise teistmoodi või mõtlema teistmoodi. Ja mis antud näite puhul võiks olla, on see, et alati võib-olla ei ole palgatöö see viis, kuidas teha raha sellega, mis sulle südamelähedane on. Ja ma tean, seal on hirmud, seal on erinevad, aga mis siis, kui ma ei taha olla iseendale tööandja, mis siis, kui ma ei taha olla ettevõtja, siis need esimesed plokid, mis sul kohe nii-öelda triggerid, mis sul tööle hakkavad, siis vaata nende taha, aga mis siis, kui sa võiksid olla? Mis siis, kui asi läheb hästi? Mis siis, kui sa kas või sellelt, et sa saaksid ise ära elada, aga sul oleks vabadus teha ja olla õnnelik samas, kui sa teed, on ju. Asjadest kinni hoidmine ongi seesama, see kinnine meel, see kinnine mõtteviis, et ma pean sellest kinni hoidma. Aga tihti on niimoodi, et ka eelmisel aastal, ma tahtsin öelda sel aastal, ka eelmisel aastal pidin mina tegema iseenda sees väga suure lahtilaskmise, et võtta vastu uus ja parem. Ja see ei olnud lihtne, sest see oli seotud perekonna uskumustega ja tõekspidamistega, mismoodi ikka asjad peavad olema ja millised me ikka oleme, kui me teisiti käitume ja nii edasi, et seal oli taga väga palju hinnanguid ja väga raske on sellisel juhul igasuguseid otsuseid vastu võtta. Aga ma pean midagi tegema teisiti, kui ma tahan seda muutust oma ellu luua. Ja täna ma saan öelda, et tegelikult see toob mu elukvaliteedi ja teeb kordades paremaks kui see, mis oli. Mitte, et sellel, mis oli, oleks midagi viga olnud, aga ma tahan ju areneda, ma tahan ka oma unistusi ellu viia, eks. Ja sellepärast pean ma olema avatud mõtteviisiga. Nüüd, kuidas olla avatud mõtteviisiga? Kõigepealt sa pead võtma vastu selle, et aga mis siis, kui minu mõte selle juures ei ole kõige õigem või mis siis, kui saab päriselt teisiti? Siis hakka otsima kinnitusi sellele, et oota, kes teevad teisiti? Mismoodi nemad mõtlevad? Miks nemad saavad ja miks mina ei võiks saada? Jah, see teinekord, ma ei tea, antud näite puhul on ju, kas ma teen ise, pakun teenust näiteks, see naisterahvas oleks saanud pakkuda, või võib-olla on ees kolimine, aga võib-olla on kolimine tema süsteemis juba kuskil sees, on ju. Me ei tea seda, mina ka ei tea, ega mina ei ole ka keegi, kes kellelegi midagi ette ütleks. Sina tead iseenda sees neid vastuseid. Lihtsalt on see, et miks me ei suuda lahti lasta sellest, mis meil praegu on, mis seal taga on, mida me kardame, on ju. Sellepärast, et minu üks toetavamaid nii-öelda mõttemustreid on see, et kui tema saab, miks siis mina ei võiks saada? Mis minul siis viga on? Ja et kuidas siis mina ka saaks, kui tema ka saab? Ehk siis otsi enda elus või väljaspool enda elu mujalt inimesi, kes teevad näiteks sellel alal raha, mida sina tahad teha. Ja kuidas nad elavad? Sellepärast, et raha ja väga head raha on võimalik teha igal alal. Lihtsalt leia see avatud mõtteviis ja kahtle iseenda mõtetes, et kas minu mõtted on ikka need kõige toetavamad. Jah, nii et võta muutused vastu oma elus, lase vanast lahti, siis tuleb ka uus ja rahulolu pakkuv ja ole avatud meelega, sellepärast, et tegelikult on kõik võimalik. See kõik sõltub sinust. Ma soovin sulle vägevat alanud nädalat.